No nii, meil Marko tegi täna hea sõidu, et televiisorist kindlasti ei olnud võimalik näha seda, kui raske sõidust täna tegelikult oli, et alguses oli ju vastumäge, siis oli pidevalt üles-alla. Selleks, et selline suur jooksukute grupp ette tekiks, selleks oli ikkagi kõva lahing alguses ja meil oli 2 meest sees, Marko tuli 3. kohaga välja, Mega oli ette teada, et Pedersen nähtavasti täna seal sees on, sest ülejäänud sprinterid sinna jooksukute gruppi lihtsalt ei jaksa minna. Meil Stewart jaksas, aga ikkagi enne lõppu oli ka üks tõus, millest oli vaja üle saada ja nii ta jäi ka sinna grupi teise poolde, esimese grupi teise poolde ja tuli 12. etapil, aga Pedersen oli ees siis lõpuks tegelikult mägede meeste vastu ja tegi natukene Jaan Kirsipuud seal, et Kirsipuu võitis Tour de France'i niimoodi etapi kunagi jooksukute grupist mitme mehe vastu, pidi lõpus ära kustutama need rünnakud ja Pedersen tegi täpselt sedasama, kustutas need rünnakud ära ja võttis finiši. Meil Marko tegi väga õige lükke, kiirendas enne kurvi, mis oli 300 meetrit enne finišit, sai esimesena kurvi ja sealt lõpuni hoidis gaasi peal, nii et need 2 meest, Pedersen ja Movistar kuid saidki välja tuulest ja oli 3. nii et selles mõttes tegi väga hea lõpu, ega sellise diislina sellise mehe vastu nagu Pedersen lõpus ongi väga keeruline saada.